Alden Wieseni 16. sajandi ordulinnusesse retriidile kogunenud Euroopa riigijuhid olid juba enne kohtumise algust ühel meelel. Konkurentsivõimet tuleb tõsta, sest andmed ei valeta. 1980. aastal oli Euroopa SKP maailma majandusest 28% lähedal. Nüüd on osakaal vajunud 15% juurde ja langus jätkub. We are not competitive and we risk losing the petrochemical industry, the steel industry, metals, and of course this is the base of all prosperity. If you lose that, you have no strategic autonomy anymore. So I think in 2026 measures need to be tabled to lower the energy costs, to lower administrative burdens on our enterprises, to protect our market against dumping practices from other trade blocs. This is what we have to do in the short term. Belgia peaminister rõhutas ka, et heitmekoguste kauplemissüsteemiga tuleb midagi peale hakata, sest see süsteem kärbib ettevõtlust ja konkurentsi. Parlamendivalimisteks valmistuval Ungari peaministril oli väga lihtne lahendus. If we would like to have a better performing economy, we have to stop the war in Ukraine and to generate peace. Second, if you need your money for your competitiveness, don't give it to somebody else. So don't send your money to Ukraine. Instead of we should spend on our own economy to improve competitiveness. Third one, cut back the energy price. That's so simple. It's not complicated. Prantsusmaa president loodab, et konkreetsed otsused on juuniks tehtud. On vient d'en discuter avec les collègues et ensemble, c'est vraiment qu'on aille vite et qu'on ait des décisions très concrètes d'ici à juin. Et nous, on va regarder ensemble en juin où on en est. Et sur certains sujets, si on n'avance pas à 27, en se donnant le droit de faire des coopérations renforcées pour aller plus vite. Samal ajal kogunesid NATO kaitseministrid Brüsselis, kus alliansi peasekretär Mark Rutte ütles otse välja, miks uut missiooni oli Arktikas vaja Hiina ja Venemaa vastu. Taaskord ei olnud USA esindatud võrdsel tasemel, kohale tuli hoopis USA asekaitseminister, kes on riikliku kaitse- ja julgeolekustrateegia üks autoreid. Tema sõnum oli seekord eurooplasi tunnustav, sest kaitsealliansi liikmed on hakanud rohkem raha kaitsesse panema ning on seetõttu võrdsemad liitlased. And I think we have a really strong basis for working together in partnership, but putting NATO kind of a 3.0 NATO that's based a partnership rather than dependency and really a return to what NATO was originally intended for. Nii ordulinnuses kui Brüsselis arutatakse õhtutunnil ka Ukraina toetamist. Kui vaadata toetuse muutust viimase aastaga, siis on näha, kes alates eelmisest aastast aitab Ukrainat rohkem nii sõjaliselt kui finants- ja humanitaarabiga.